Nii et hei, mina olen Heidi Plumberg ja mul on väga-väga hea meel sinuga täna rääkida intuitsioonist. Ja intuitsioon on siis igaühe jaoks meil nagu väga erinev ja tänasel webinaril ma aitan sul aru saada, et kus sa oma intuitsiooniga oled ja räägin ka, mis on need 3 selget märki, et su intuitsioon on avanemas või et sa oled sul nii-öelda sinu sisemine, et sa peaksid minema nii-öelda õppima natuke rohkem seda intuitsiooni ja vaimset spirituaalset ärkamist. Nii et kui see sind huvitab, siis pane mulle kommentaarides 1, et see on midagi see, mida sa tahad nagu teada. Teine teema, mida ma välja panin, on siis ka harjutused, kuidas oma intuitsiooni tugevdada. Nii et siis, kui sa tahad harjutada, siis pane 2 ja siis ma vaatan, et kui palju olulisi on, nii et mida sa siis tahad, siis seda on, nii et ma kohe jagan sinuga siis ka ilusaid slaide, mis meil on tehtud ja alustame siis tänase ägeda koosviibimisega pihta. Nii et igal juhul väga suur äge, et sa siin otse oled ja kui sa ei ole otse, siis nii. Nüüd sa loodetavasti näed slaide. Intuitsiooni webinar avastama sisemine tarkus ja tugevda oma intuitsiooni. Nii et ma arvan, et te kõik teate, et naistel on siis see 6. meel eriti arenenud see intuitsioon. Nii et ütle mulle ja, kui sa saad aru, et naistel on tõesti see anne nagu oluliselt tugevam kui meestel. Ja mul on olnud ka erinevaid webinare, mille pealkirja on, et kõik naised on nõiad, on ju, et kuidas seda siis seda maagiat ja kõike kasutada nii, et oleks selleks ka kasu, on ju. Aga täna on siis see, et avastame intuitsiooni jõud ja kui intuitiivse arengu astmel, kus sa hetkel oled ja sinu intuitsioon on võimas tööriist, mida saad teadlikult arendada. Nii et anna mulle teada, kas see on sinu jaoks uudis, et intuitsiooni saab arendada või sa tead seda, jah. Et see intuitsioon on siis meil kõikidel kaasa antud ja tegelikult on selle intuitsiooniga selline huvitav lugu, et kui vanasti nii-öelda inimesed olid päris sajandeid tagasi, oli siis tegelikult, mis oli inimeste juures, kes jäid rohkem ellu, mis sa arvad, kas sellised ärevikud või sellised flegmaatilised unistajad inimesed, mis sa arvad, kummad olid edukamad? Jah, edukamad, kas pane, kui sa arvad, et ärevikud, siis pane 1 ja kui sa arvad, et rahulikud inimesed jäid ellu, siis pane 2 ja chati ja et tegelikult väga ilusti hakkavad numbrid tulema, anna mulle julgelt teada, teeme fun webinari. Jäid kas sellised ärevikud või pigem siis mitte. Nii et ellu jäid siiski ärevikud. Jah, ehk siis ärevikud, kes muretsesid asjade pärast, on ju, et kuidas saada paremini, kuidas ennast kaitsta vaenlase eest, nii et kui sa oled elus, siis sinu esivanemad on elanud üle sõdasid, kõike selliseid asju, on ju, nad on muretsenud, neil on olnud see 6. meel, et nüüd hakkab midagi juhtuma ja tegelikult inimesed siis arenevad kogu aeg selle ärevuse baasil. Nii et üks suur, ma ütlen juba etteruttavalt ka, et esimene asi, et kui sa tunned oma elus rahulolematust ja ärevust, siis see tähendab see, et see on esimene märk sellest, et sinu spirituaalne areng tahab edasi areneda. Nii et kui sa tunned oma elus, et vot, ma tahan ennast arendada ja seal on ärevus, siis ma ütlen ausalt, et kõige paremad minu igasugused meditsiinimeediumi kliendid, mu nagu suurimad edulood just spirituaalses valdkonnas, sest minu kaudu on tulnud ka Eesti maastikule päris palju meediumeid, energiatervendajaid, on ju, siis enamus neist on tulnud minu juurde kas ärevuse või depressiooniga. Nii et ärevus on esimene asi, et seal on midagi tulemas, seal on midagi ärkamas ja selle ärevuse depressiooni seljatamine ongi tegelikult selline spirituaalne areng. Nii et ütle mulle nõus, kui sa oled minuga nõus, et see on absoluutselt spirituaalne areng, kõik seda läbi teha, läbipõlemist kogeda, kõik need asjad on olemas. Nii et läheme siis siit edasi. Nii et tänane webinar on siis tõesti teemal avastama sisemine tarkus ja tugevdama intuitsiooni ja ma täna räägin sulle siis 3 selget märki, et oled valmis oma intuitiivsust kasvatama. Esimese märgi ma juba ütlesin ära, et kui sa tunned ennast ärevana, et sa tunned, et justkui midagi on tulemas, midagi on juhtumas, et kogu aeg see tunne on, et ei ole seda rahutunnet, siis see tegelikult annab sulle märgi, et see intuitiivsus, sinu nii-öelda see meditsiinimeediumi mingi anne tahab hakata arenema, aga sa oled kuskilt pannud selle käe ette, et ei, et ma ei tee seda, on ju, või et ei, see on imelik
võib-olla su suguvõsas on olnud mingeid imelikke, ma ei tea, vanatädisid, kes on kuskil olnud skisofreenia haiglas või mingis probleemses kohas, on ju, ja räägivad, et ta oli natuke nõid või imelik, on ju, või ta nägi ette mingeid asju ja see on sinus tekitanud sellise ploki, et sa ise ei saa, sinu hing ei saa areneda, on ju. Teine asi, millest me räägime, on täna, kuidas tugevdada oma ühendust sisemise tarkusega ja teha paremaid otsuseid. Ehk siis, mikspärast me tegelikult intuitsiooni arendame, on siis see, et sa saaksid teha paremaid otsuseid igas valdkonnas. Ma räägin siin, et kuna minu suur kirg on aidata siis ettevõtjaid, saada rohkem kliente, rohkem raha, aidata rohkem inimesi tegelikult läbi selle, et nad saavad rohkem kliente, rohkem raha, paremat ühiskonda luua, siis tegelikult see on üks suur asi on, et nad kasutavad oma intuitiivsust, on ju, nii et teha kiireid otsuseid, on ju, väga kiireid otsuseid, see on väga oluline nii poliitikas, äris, ma arvan, et sa oled nõus minuga, on ju. nii et siin ei löö läbi inimesed, kes siis tükk aega nagu veeretavad seda mõtet, et kuule, et kas ma teen seda või toda, on ju. nii et on vaja kiireid otsuseid. Raha armastab kiireid otsuseid, tegutsemist, on ju. ja räägin sulle siis täna ka seda, et kuidas siis tugevdada oma ühendust sisemise tarkusega, teha paremaid otsuseid. ja lihtsalt, kuid tõhusad harjutused, mis aitavad sul oma intuitsiooni avada. ja ma arvan ka, et see on ka päris selline huvitav teema, mis võiks sind köita, nii et ütle mulle, milline siit nendest kolmest on sulle kõige huvitavam, jah? kas sa tahaksid teha paremaid otsuseid, kas sa tahaksid teada, mis märgid su elus on, et sa oled valmis seda intuitiivsust kasvatama ja mis on need harjutused, nii et anna mulle teada sealt chati siis, et mis sind kõige rohkem huvitab, siis ma tean umbes, et millele ma täna rõhku panen. Ma räägin natuke endast ka, et siin on mõned fotod minust, et ma olen siis sündisin peresse, kus minu vanemad lahutasid, kui ma olin 3-aastane ja suuresti kasvatasid mind vanavanemad. ma olin 3 lapsest kõige noorem ja ma kasvasin väga palju sellega, et ma proovisin olla selline nähtamatu, ütleme nii, et isegi minu hüüdnimi lapsena oli Piksu. ehk siis see tähendab seda, et ma olin pidevalt nii-öelda annoying suurematele, kes olid siis minu õde ja vend oli minust üle 10 aasta vanemad, onju. ja minu ema oli siis arst, on ju, Tartu Ülikooli Kliinikumis, ehk siis üksikemana kasvasin siis mind kasvatasid kuni puberteedieani ja siis mu vanavanemad, kes siis otsustasid ühel päeval suht lähestikku ära surra, on ju. nii et mul oli nagu päris selline challenging lapsepõlv, on ju, ma pidin üsna palju õppima iseenda eest hoolitsema ja olema nii-öelda nähtamatu mingites olukordades, kui see ei olnud kasulik, on ju. ja pärast seda ma läksin ülikooli, õppisin majandust, olin mitmete suurte ettevõtete juht, alustasin oma ettevõtet ja siis hiljem siis ma olen sünnitanud 4 last, on ju, meil 4 last peres ja olen siis olnud siis 8 aastat siin, teinud koolitusi, on ju, ja aidanud teistel inimestel paremasse kohta saada. aga miks ma seda räägin, sellepärast et ma alustasin oma intuitiivset teekonda alles 27-aastaselt. nii et ma ei olnud nii, et ma oleksin aru saanud, et ma olen kuidagi teistsugune. ma arvasin, et kõik inimesed on sellised nagu mina. ehk siis mulle tundus, et ma olengi selline tundlik, sest inimesed ütlesid mulle, et Heidi on nii tundlik, võtab südamesse, solvub väga kiiresti, onju. nii et ma alles siis hakkasin nagu tegutsema nende asjadega, kui mul oli vajadus, onju. mul oli vajadus, ehk siis ma olin sellises kohas oma elus, kus ma olin läbi põlenud, kus midagi enam ei töötanud, kui mu elus oli ärevus, kui mul oli juba probleemid, onju, ehk siis tihti on see koht, see intuitiivsuse äratuse koht uuele tasemele minekule, uute asjade õppimine, uuele levelile minemine on seotud ikkagi sellega, et sul peab olema paha, piisavalt paha, et hakata tegutsema. nii et kas see kõnetab, see jutt sind? oled sa märganud ka oma elus, et sa oled hakanud kuskile intuitiivselt arenema siis, kui ongi enam teisiti ei saa? enam teisiti ei saa, kõik on proovitud, on ju, ja enam kuidagi ei saa. nii et minul oli siis tegelikult juba lapsest peale anne energiat lugeda. minu lastel on see anne olemas, on ju. see on kaasasündinud anne, millest ma ei olnud teadlik. ehk siis saada aru, mida keegi teine kogeb ja tunneb ja võimalus seda ka ise oma nahal kogeda. ehk siis väga empaatiline inimene olen ma alati olnud, jah. ja ma ei arvanud, et teised seda ei ole.
ja kui ma sain aru ühel hetkel, et mitte kõik inimesed ei ole sellised ja mitte kõik inimesed ei suhtle Jumalaga, teejuhtide, surnud inimestega, mitte kõik inimesed ei saa juhatust kuskil kõrgemalt, on ju, mida teha, on ju, oma teejuhtide ja kaitseinglitega ei suhtle, siis mul oli tegelikult see paras pauk, jah, arusaamine, et teised ei oska või ei tule ja mul oli see ka, et miks ma seda siis oskasin nii hästi, sellepärast et ma pidin väga palju lapsena ära aimama, mis siis minu elus juhtub, on ju. Jah, nii et kui me läheme siin harjutuste juurde, siis väga hea harjutus on see etteaimamine, on ju, et võib-olla sa oled seda juba teinud, nii et võib-olla see kõnetab sind, et sellepärast on väga intuitiivsed inimesed ja empaadid on just lapsed, kes tulevad sellistest nii-öelda tänapäeval öeldakse riskikodud, on ju, kus ei ole seda toetavat lapsevanemat, on ju. Ehk siis ta on ise pidanud siis arvama ära, et mis tuju mu lapsevanemal täna on, et kas ta on alkoholi joonud, kas tal on hea tuju töölt tulles, kas mul on kodus, vennal on täna hea tuju, äkki õel on hea tuju või on halb tuju. Et kõik sellised asjad, on ju. Et see ette nagu arvamine on see suur asi, mis paneb, tegelikult arendab intuitsiooni, isegi kui sa ei tea seda, on ju. Nii et mul on tulnud kliente, kes on väga intuitiivselt arenenud ja nad isegi ei tea seda, jah. Nii et mina olen siis öelnud, et kuule, sul on see ja see anne, et tahad keerama need anded sisse, on ju. Et see on nagu üks asi, et saada aru, et see pagas, mis sa oled, see ei pruugi kõik olla ja samamoodi, et ma näen inimeste auraruumi, inimeste värve igasuguseid, et ma näen unedes ette mingeid asju, see ka ei ole tavaline, on ju. Et ma loen mingit energiat, see ka ei ole tavaline, on ju. Nii et ühel hetkel ongi see, et sa kasvad vanemaks, sa saad aru, et mingid asjad, mis sa oled kogenud, on normaalsed ja mingid asjad, mida sa oled kogenud, ei ole normaalsed. Nii et ütle mulle jaa, kui see sind kõnetab. Jah, nii et see on nagu paraku, sa võib-olla vaatad tagasi oma lapsepõlvele või koolieale ja nüüd sa tead paremini, et jah, mu lapsevanemad olid täiesti, nad olid väga halvad lapsevanemad või et mu koolis õpetaja ei olnud toetav või mis iganes, mu klassikaaslased olid kiusajad, on ju. Tagantjärele me oskame neid otsuseid teha, sel hetkel, kui me sees oleme selles, ei pruugi see olla ja võib-olla praegu ka sa kuulad seda ja mõtled, et noh, et kõikidel olid sellised vanemad või sellised õpetajad, on ju. See ei ole tegelikult tõsi ja see ei ole vabandus nendele, on ju. aga point on selles, et sa pead aru saama, kust sa nagu tuled, on ju. Nii et praegu on mul siis igasugune kirg on aiandus, reisimine, maalimine. Ma armastan teha koolitusi, ma armastan heategevust teha, ma panustan siin erinevates heategevusliikumistes. Ma armastan loomi, mul on kass ja koer, ma armastan jõustada inimesi, mitte ainult naisi, mul on tegelikult ka meeskliente päris palju, aga siin ürituste piltidel on siis tõesti naised. Siis mul on siis pere, on ju, peres on meil siis 4 last, nagu ma ütlesin. See on üks vanem pilt jõuludest ja, ja minu suurim väljakutse ongi, kuidas see harmoonia siis perekonda tuua ja kuidas kasvatada lapsed nii, nagu ma oleksin soovinud, et mind oleks kasvatatud. Jah, ja ma võin tõesti käsi südamele öelda, et ma praegu olen kasvatanud lapsi nii, nagu ma oleksin tahtnud, et keegi oleks mind kasvatanud. Mis on siis need sümptomid, on ju, et kui sa saad aru, et sa oled valmis siis seda järgmise tasandile minema või et intuitiivsus on sinus ärkamas, esimene asi ongi see segadus. Nii et sa võid tunda seda segaduse tunnet, et sa tahad nagu areneda edasi, sa tahad, sul on mingid valed uskumused, mis hoiavad sind kinni, ükskõik mis teemal võivad need uskumused olla, jah, on ju. sa tunned, et sa oled juba nagu puntras omadega, jah. kas keegi tunneb siin seda tunnet, et mu sees on segadus, ma ei tea, mida teha, mis edasi teha, kuidas sellest välja tulla ja see on võib-olla kestnud sul juba pikka aega. Minu puhul, kui ma hakkasin nagu aru saama, et okei, ma olen empaat, ma olen ülitundlik, selle ajani, kui ma tegelikult hakkasin seda kõike haldama, läks enam-vähem kuskil 40, ma ei tea, see periood oli äkki 13 aastat. Jah, päris pikk periood, et alles siis, kui ma nagu olin 40, hakkasin ma seda täiesti haldama ja seda haldamist ma pidin õppima, et ma pidin minema siis šamaani juurde. Ma ise olen ka šamaan, on ju, et pidin minema teise šamaani juurde, nii et ma sõitsin selleks Ibizale ja see šamaan õpetas mul siis seda oma energia haldamist.
jah, nii et see oli mul ja järgmine aasta ma läksin sinna tagasi, võtsin juba oma abikaasa Levisega sinna šamaani juurde kaasa ja tegime koos seda retriiti, kus ma käisin, nii et ja šamaan ütles mulle, et tead, su abikaasa on veel suurem šamaan, onju. nii et kui sina oled, nii et sellised huvitavad asjad tulid välja ajapikku, onju, mina arvasin, et mina olen siis meie pere kõige vaimsem inimene, onju. nii et see segaduse tunne, mis sind valdab, on siis see, et sa ei saa aru, miks juhtub ja miks kõik juhtub, aga sa saad aru, et midagi toimub, jah. sa tunned segadust ja ärevust, sul on lihtsalt tunne, et sa ei oma mitte mingit kontrolli enam oma elu ega tunnete üle. sinu elus toimub mingi muutus või probleem, mis tekitab sinust tunde, et nüüd peaksid arenema ja midagi muutma, jah. ja mina olen siis tavalistele inimestele ka täiesti ise Messengeris kirjutanud või öelnud, et kuule, ma näen, et sa oled kinni, tule mu järgmisse programmi või teeme kõne või ma olen midagi proovinud neid edasi push ida, aga seal on vaja ka inimese enda teadlikkust, et jah, ma olen valmis Heidiga töötama, jah, ma olen valmis endale kollidele otsa vaatama ja Heidi teab lahendust ja ma usaldan Heidit, et see on see asi, on ju, et see segaduse tunne, on ju. teine asi, mis on märk, et su intuitsioon on arenemas, on emotsioonid. nii et sind valdavad ja juhivad emotsioonid, et sa võid märgata, et need emotsioonid võib-olla ei olegi sinu omad. tahtmatult võtad teiste emotsioone üle, tunned justkui, et sa ei ole päris sina, on ju. tunned, et need justkui need emotsioonid ei ole sinu omad, need on kellegi teise emotsioonid ja sa ei tunne end enda kehas endana. jah, see näitab väga ilusti, et sa tegelikult peaksid arendama, avama mingi uue ande endale, on ju ja, ja sa võid märgata näiteks ka, et teistega vesteldes väsid kiiresti, võtad teiste emotsioone enda kanda ja pead neid hiljem vaevaga lahti laskma ja tunned, et teed teiste eest midagi ära. ja ma ei tea, kas keegi tunneb siin, ütle mulle jaa chatis siis, et kui sa oled selles kohas. see võib olla see elukaaslane, lapsed, töökaaslane, vanemad, on ju, et mina olin aastaid selles tsüklis, kus ma tegin näiteks oma abikaasa eest asju ära, nii et ma ise nagu ei suutnud olla ettevõtja, ma ei suutnud teha, mida minu nii-öelda elumissioon on, aga ma panustasin täiega Levise ettevõtmistesse ja olin nii-öelda tal see seljatagune on ju, nii et ma tegelikult nagu andsin kogu oma hea energia sinnapoole, on ju. see ei tähenda, et ma seda praegu enam ei tee, mitte ainult sellisel moel, nüüd ma nagu loon enda asju, on ju. mulle juhtuvad ka head asjad, isiklikud ainult mulle. ja et nii, et see on päris hea tunne tegelikult, kui sa sinna kohta jõuad oma elus. nii et sa saad aru, et sa aitad teisi alateadlikult, nii et ma ei tea, kas see kõnetab sind, et sa tunned, et see koht on, et sa alateadlikult justkui keegi tuleb sinuga rääkima ja räägib sinuga või helistab sulle ja pärast sa tunned, et issand jumal, et ma olen tühi nagu sidrun, on ju. aga see teine inimene läheb minema, on ju, ta on nii rõõmus, ta on lahenduse saanud, noh, täiesti sellises kohas, on ju. nii et sa ei teagi, aga ta läheb minema, tal on halva tuju asemel hea tuju, kes tema halva energia endale sai, sina, on ju. ja siis sina oled halvas tujus, tunned end tihti väsinuna ja pead enda patareisid laadima, nii et sellised inimesed, kui sa oled sellises intuitiivsuse tsüklis, siis see ei lõpe enne, kui see on vaja ära lõpetada, on ju. nii et sa kogu aeg oledki, et sa võib-olla isegi mõtled ja guugeldad, et energiavampiirid, et need inimesed on energiavampiirid, on ju. ja aga see on sinu vaba valik, see on sinu uskumused, mis annavad su energiat ära. jah, et sa ei vääri enda energiat, kõik need uskumused on ju. sinu lahendus on lihastest, et ma lubasin teile anda ka mingeid harjutusi, ma ei tea, kui palju te siin oskate lihastesti. et lihastest on siis väga lihtne, ma õpetan seda sulle praegu korra kehaga. nii et kui sa oskad lihastesti, siis on, kui sa ei oska, siis ütle ei oska, siis ma hakkan seda näitama, aga kui sa oskad, siis on väga hea. lihastesti ma õpetan sulle stardipunktis, et stardi.ee on siis mu minikoolituste kogu. seal on lihastesti õpetus alateaduse kursuse, alateaduse väljakutse juures. et kui siin keegi ei oska, siis hüüa suure häälega. mul on tunne, et siin on kõik mu head kliendid kohal, nii et ma võib-olla ei hakka praegu seda näitama teile aega raiskama. ja ma eraldi õpetan siis tõesti, et kuidas aru saada, millised on sinu emotsioonid, millised on teiste emotsioonid ja kuidas neid eristada, et lihastest on selleks nagu
briljantselt hea viis aru saada, et mida sina usud, mida teised usuvad ja kas sa oled enda energias, ei ole enda energias, see kõik on esimesed küsimused juba lihastesti puhul. Nii et see on tõesti väga hea vahend, et kui sa tahad lihastesti rohkem õppida, siis on www.heidiblumberg.ee kaldkriips minikursus oli see vist jah, on lihastestimise minikursus, kus on 13 erinevat viisi, kuidas lihastesti õppida. Neljas level, nüüd on see asi, et kui sa nagu siin juba siin oled, siis mis see neljas märk siis on ju, et kui sa oskad endaga suhelda, saad lihastestimisest aru, aga ikka tunned väsimust ja läbipõlemist, on ju. Ja et sa justkui tunned, et sa peadki inimesi aitama, et sa oledki see valgusmajakas ja inimesed tulevadki su juurde, tegelikult sul on hea meel seda teha, on ju. ja sa tunned, et sa justkui pead seda tegema, et seal on karmaatilised sidemed selle juures, kui sa lihast testid, on ju. aga see väsitab sind kohutavalt, nii et ütle mulle ja kui sa tunned seda, et selles kohas, et sa tegelikult saad aru, et see väsitab sind, teiste üleval hoidmine, aga sa tunned ja sa ikka jätkuvalt teed seda. nii et kas keegi on siin selline ka ja sa võtad teiste energiaid enda kandeks, siis sa koged nende eest ära mingid maailma valusid, on ju. et tunnedki ja see ei lõppegi ära, sellepärast et nemad ise ju ei koge seda, on ju. nii et toimunud muutused, millest sa ei saa arugi, et inimene võibki öelda, et oo, ma tegin sinuga mingit kogemist või ma olin sinu juures või aitasid sul midagi teha ja inimesel hakkab kergem, aga tegelikult see ei jää püsima tal näiteks, on ju ja sa võid isegi tunda teiste energiaid, et tõesti, ma täna ei jõua siiani, kus ma räägin kõik need erinevad meeled, mida on võimalik siis käivitada, aga, aga sa võid tunda teiste tundeid näiteks või energiaid. sa näiteks ei saa minna kogunemiskohtadesse, kus on palju inimesi, sa tunned end väsinud peale neid üritusi või ei suudagi üldse kodust välja minna. mul on olnud kliente, üks eestlanna oli 3 aastat oli Soomes korteris, ta ei suutnud välja minna, kujuta ette, 3 aastat ja üks noor naine, ta oli üle 21 aasta vana ja ta ema siis book'is selle sessiooni minuga ja nädala aja pärast juba tüdruk läks oma boyfriendiga spaasse. jah, nii et on olnud tõesti mul ärevikke, kes ei saa poes käia, kes ei saa käia üritustel, kes ei saa kuskil käia. et see on lihtsalt, see on üks märk, et see intuitsioon tahab sul areneda ja sul on tunne, et mõni inimene on suur energiavampiir või keegi hoopis ütleb sinu kohta seda, jah, võib-olla keegi ütleb ise, et kuule, tema on vampiir, sina oled see vampiir, on ju. ja see on see koht, kus sa ei halda oma energiat, et see ongi märk sellest, et sa lihtsalt nagu, sa ei tea, kuidas oma energiat juhtida. jah, ma ei tea, kas keegi on siin ka selles kohas, et sa ei oska oma energiat juhtida. et sa ei ole nagu, sa ei tea, kuidas seda kaitsta, millal see kaitse maha võtta, kuna seda teha ja sa ei oska neid keerata, neid oskajaid sisse ja välja, just nagu raadiot sa paned autos käima, onju. oma energias püsimine, mitte oma energiast ära minemine, mitte oma energiat ära anda, üldse ei pea oma energiat kellegagi jagama, nii et seda ma tahan ka sulle öelda, et sa ei pea oma energiat kellegagi jagama, ei ole nii, et sina nüüd saadad kellelegi häid soove ja seda ei ole vaja, seda ei ole vaja, jah. Sa võid palvetada Jumala poole, universumi allika poole, et nad saaksid paremasse kohta, aga sina oma eluenergia arvel ei pea seda tegema, ei tohi seda teha, see on väga suur jama, kui seda teed. nii et see on väga suur kaasavõtt tänasest, kui keegi seda teeb. mis on siis viies asi, on ju, et sa võidki märgata seda väsimust ja läbipõlenud asja, et see tähendabki seda, et sa oledki, see on ka näitab, et su intuitsioon tahab areneda, seepärast et sa ei ole ära tundnud seda kohta, kus hakkab see väsimus ja läbipõlemine tulema. jah, tavaliselt inimesed saavad aru seda ja nad puhkavad, on ju. jah, et sul ei tööta see nupp. jah, ja võib-olla sul ei tööta see nupp ka, näiteks väga paljud selgeltnägijad on probleemis oma kaaluga, jah, ülekaaluga. millest see tuleb? ta ei saa aru, millal lõpetada söömine. jah, et ta ei saa aru, et kui ta sööb selle ühe banaani, siis võib-olla kõht on täis, sest ta keha ei saada talle seda infot, et kuule, magu on täis, see banaan oli piisav, sa ei pea sööma veel, ma ei tea, 3 õuna peale, onju. jah, nii et sa oledki kogu aeg manifesteerid teistele inimestele, ikka veel saab keegi läbi sinu endale eduloo, näiteks sul ei ole raha, ei manifesteeri seda endale, aga pigem saadab see edu pigem su lähedasi ja mitte sind ennast. ma ei tea, kas siin kedagi kõnetas see asi, ma korraks vaatan.
chati, sest ma ei näe chati ja kui sul on küsimusi, pane see küsimus aknasse, onju. Et ma ei saa korraga vaadata slaide ja korraga chati, lihtsalt Zoom ei võimalda näha seda kõike. nii et on sul siin mingi kaasavõtt, kas sa märkasid, et midagi siin annab märku, et sinu intuitsioon sinu anded tahaks areneda, kas sa leidsid siin mingi sellise koha, mis ütleb sulle, jaa, et ma saan nüüd aru tegelikult, et minus on midagi enamat, minus on midagi rohkemat, ma võiksin midagi päästa selle asja valla. nii ongi, Marcella kirjutab, väga tuttav olukord, Enela kirjutab ja nii et ühel hetkel, kui sa saad aru, et see ülitundlikkus ja empaatsus ei ole mitte nagu curse, nagu inglise keeles öeldakse, ehk siis mingi selline mm, needus, on ju, vaid ta on tegelikult anne. nii et mina nagu aastaid tagasi, kui ma alustasin 2009 aasta, 2008 aasta oli see aeg, kui ma hakkasin klientidega tegelema, see on päris ammu, on ju. ja ja ma tegelesin siis, tõesti tegin klientidega pooletunniseid vastuvõtte ja tol ajal ei olnud ju Skype'i ega ei olnud Zoom'i ega mingeid muid asju, oli ainult võimalus telefonist teha. jah, mobiiltelefonid olid siis juba olemas, on ju, kes siin nooremad on, on ju. aga ma tegin täiesti ruumi vastuvõtte, tegin, mul oli koduleheküljel info, telefon, et teen ruumi vastuvõtte ja siis inimesed ja meiliaadress, meil siis juba töötas, on ju. ja siis inimesed kirjutasid mulle ja ma leppisin neile, siis mul oli väiksed lapsed, mul olid kaks väikest last sel hetkel ja ma leppisin inimestega kokku siis vastuvõtte. nii et oli see, et Dorpat spaas oli mul siis Dorpat spa omanik Dagmar Seli siis kutsus mind sinna vastuvõtte tegema ja mul oli siis, seal oli siis pidevalt järjekord on ju mulle. ja kui ma sain lapsehoidja, siis ma läksin, tegin neid pooletunniseid vastuvõtte. miks pooletunniseid? Sest ma rohkem ei suutnud nende probleemsete inimestega koos olla. jah, ja mulle tulid tõesti igasugused väga probleemsed inimesed, et tõesti vähihaiged ja nagu väga-väga selliste suurte probleemidega inimesed on ju, väga madalas energias olid väga paljud inimesed. ja ma tegingi poole tunniga, nii et inimene tuli pooleks tunniks ja siis ma tegingi talle selle vastuvõtu. tegin temaga seda nii-öelda, panin oma anded tööle, siis ma olin selleks ajaks juba nagu saanud aru, kuidas oma andeid kasutada, on ju. ma õppisin seda järjest rohkem juurde ja tõesti poole tunniga nad said ka oma edulod. see oli see, lihtsalt ma tegin seda nii kiiresti, ma õppisin seda kiireid muutusi nii kiiresti tegema lihtsalt sellepärast, et mul hakkas nagu füüsiliselt paha selle inimese juuresolekul. siis ma ise olin väga kõrges energias ja ma kogu aeg tundsin, et noh, nagu eks ole, nagu pastakas, et sa ise oled väga kõrges energias, inimene all ja siis ta kogu aeg, sa nagu justkui, teate, sa tunned, et see justkui hakkab minema see ülesse, on ju, temal hakkab parem ja sul hakkab halvem, on ju, jah. saad aru, mis ma räägin, ütle mulle ja chatis, on ju, et kui sa saad aru, et kuidas see tunne hakkab muutuma, on ju. see on ka kiusamisega näiteks, jah. koolikius, töökius, ma ei tea, igasugune poliitiline kius, on ju, mis siin on viimasel ajal toimunud, on ju. et samamoodi, et see, kes on allpool, on ju, ta hakkab sind kiusama, miks ta hakkab sind kiusama? sellepärast, et ta tahab sinult energiat saada, et lõpuks sina oled siin all, on ju, ja tema on siin üleval, on ju. ja siis temal on saanud sinult energiat, on ju. nii et saad sa aru, kuidas see toimib, jah? nii et see on nagu hea märk sulle siis aru saada, et okei, ma nüüd tahan minu lugu veel edasi natuke rääkida. ja siis ma ühel hetkel lõpetasin vastuvõtud, ma ütlesin, võtsin kodulehelt ära kõik asjad, on ju, ma ütlesin, et ma ei tee enam vastuvõtte, mul lapsed väiksed. tegelik põhjus oli see, et ma hakkasin inimeste veel, mu intuitiivsus oli nii tugev, et aga ma ei osanud seda veel hallata oma energiat, et ma hakkasin inimeste energiasse minna, on ju. et selle kohta ma praegu ütlen siis see surrogatsioon on ju, mida te siin mõned oskate, on ju, Sirje, kes siin on ju. mul teinud erinevaid koolitusi ja ja ma ei osanud sealt välja tulla, ma ütlen päris õnnetult, et ma olin kellegiga, ma võisin järgmisel päeval avastada lihastestiga, et ma ei ole Heidi, et ma olen näiteks Mari on ju, jah. ja ma tundsin ennast nagu Mari, mul oli väga selline tunne nagu Mari ja ma ei osanud seal mitte midagi teha. nii et intuitsioon oli selles kohas, et ma pidin õppima mingeid asju, harjutama enda peal, saama aru, kuidas sellest energiast välja tulla, kuidas mitte üldse sinna minna, on ju. kuidas seda kõike teha kiirelt, on ju. ma ei tea, kas see on sulle huvitav ja huvitab sind praegu, kui ma räägin üldse, anna mulle teada. jah mm,. mida vähem tahan teha, seda enam tunnen sundi ja väsimust, Marcella kirjutab jah hästi. nii et
et see on tõesti ja on olnud nüüd teadlikult vähem teen seda, Eveli. Et see on nagu ka märk ja see võib olla ka, et need anded nagu ka nagu, kui sul on, sa võid mõelda ka, et need tulevad ka, et väga palju sa võid mõelda, et kas su suguvõsas keegi on olnud mingi selline, noh, ongi selline väga tundlik naine olnud või mees, jah. Et seal võib olla ka selliseid teisi nii-öelda, kes on oma teekonnal olnud, aga võib-olla sa oled nüüd isegi ette läinud mingite asjadega, onju. Nii et see on ka selline huvitav asi, et öeldakse ka, et üle põlve tuleb see. No mina ütlen nii, et minul on, noh, kõik lapsed on hästi intuitiivsed ja see ei ole alati kasulik olnud neile. Et see on olnud päris katsumus tegelikult, ma ütlen otse, et ei, see ei ole mingi ATH erijoon, aga nad on väga tundlikud nendele asjadele, erinevatele meeltele, lõhnadele, maitsetele, kuni selleni välja, et nad ju loevad teiste inimesi mõtteid ja koolis lasteaias on see päris keeruline, sest seal on alati inimesi, kes ei mõtle sinust hästi, kes võivad eelistada kedagi teist, onju. Ja see tuleb ka minevikust. Mikspärast tuleb meil võrdlemine minevikust, mis te arvate? Minevikust tuleb sellepärast, et vanasti oli väga oluline ennast võrrelda teistega. Jah, mikspärast oli vajalik ennast võrrelda? Mis te arvate? Ikka sellepärast, et mitte grupist välja arvatud saada. Jah, kui sa ikkagi oled nagu arvestad sotsiaalsete normidega, ühiskondlike normidega, sa ei tee mingit jama, sa ei oled samasugune nagu teised, siis sa kuulud gruppi, on ju. See on ka, kui sa lähed kooli praegu, ma läheks oma lapsele kooli järgi, siis kõik noored suht sarnaselt riietuvad, on ju, oled märganud kõik need suured kapuutsid ja pusad ja valged Nike tossud ja Nike sokid ja dressipüksid hallid ja see on nagu mingi, noh, võiks võinud ainult neid riideid poes müüa, oleks nagu kõik oleks jumala eest happy'd, on ju. Et et see on nagu, nad on kõik ühesugused, mikspärast miks nad on ju, tahavad kuuluda, et ongi see iPhone'i kultus ja muu selline asi. Nad tahavad mitte eristuda, on ju, sest see on turvaline, on ju. Ja sealt tuleb see hirm, et kui ma eristun, on ju, olen nii-öelda Tommy Cash, on ju, siis võib mingi hull asi minuga juhtuda. Et see on tegelikult meile sisse programmeeritud minevikust, on ju, sest vanasti oli ju väga kole lugu, kui sind grupist välja heideti. Jah, siis ei olnud internetti, sa ei saanud uurida, et kuule, tegelikult on mingid kuskil seal teisel pool on mingi teine küla, kuhu ma saan minna ja kolida ja seal on vaba tuba, on ju. On ju, ei olnud nagu praegu, on ju, me saame minna suht teise riiki, teise kooli, me saame muuta oma keskkonda, on ju, kui see on häiriv. vanasti seda ikkagi ei olnud, on ju, kui sind ikka visati välja kuskilt, siis sa olidki hädas seal, on ju. Et praegu see ei ole ka väga hästi, ütleme nii, eriti noorte toetamine on seepärast väga oluline, laste toetamine, sest nad ei ole teadlikud kõikidest võimalustest, on ju, mis on, et kui sul on väga crap lapsevanem, et sa võid endale uue lapsevanema saada asenduskodust, on ju. On ju, et ei ole ja kas need lapsed tahavadki ja nad ei tahagi oma lapse, isegi kui see lapsevanem on joodik ja täiesti asotsiaalne, on ju, emotsioone mittejuhtiv inimene, laps ikka armastab oma lapsevanemat, on ju, nii on loodud, on ju. Nii et ta jääb ikka tema juurde, kuigi ta on täiesti crap lapsevanem võib-olla, on ju, jah. Nii et nii on lihtsalt ette nähtud. Sellised rasked teemad täna. On sul küsimusi? Anna mulle julgelt küsimused teada. Mis sul praegu kerkivad seda juttu kuulates ja sa saad aru, et okei, et need on nagu sellised asjad, millega ma võiksin tegeleda. Sest väga lihtne ongi, ma annan sulle ka siin, lubasin öelda siis need 3 erinevat asja, mida sa saad hakata tegema täna juba, et seda muutust siis tuua. Ja ma räägin sulle ka ühe viimase etapi, mis on siis, et kui sa veel märkad, et sa oled selles etapis ka, võib-olla siis see lendlemine. Ehk siis sa täiesti lendad, sa oled heas energias, sul on raha, teed mida tahad, kasutad oma intuitsiooni, see elu lausa voolab, sa võid kõike teha, äris tead ette, kes su kliendid tulevad, suhtled teejuhtidega, inglitega, oled täiesti turvaliselt hoitud. sul ei ole ärevust ja hirmu. Vot see on nüüd see koht, on ju, mis on see viimane etapp. Et võib-olla see nüüd kõnetab sind ja võib-olla sa saad aru ka, et miks sa seal etapis praegu ei ole veel, on ju, sul võib olla veel mingeid piiravaid uskumusi nendel teemadel, on ju. Kuhu sa oled minemas, jah. Eesmärk on ohvri rollist välja saada, igal juhul ohvri rollist välja saada, sest kui sul on need sümptomid, siis midagi sinu energias on ohvri rollis, jah. Jõuda sinna
lendlevasse flow energiasse, jah. Ja, kus kohas sa oma eluga praegu oled, seal on nii palju edasi areneda, kus sa praegu oled ja mõtle sellele, muuda oma elu läbi uskumuste, on ju. kõik algab ikkagi sellest uskumusest, mis sul on, uskumused, teadmised, strateegia ja action on ju, ehk siis sa pead ka tegutsema on ju asjadega, et kui sa ei tegutse, siis näitab ka seal on midagi ikkagi jama veel on ju, et sa ei usalda oma intuitsiooni, sa ei tee neid asju on ju. Ja siis ma tegin ka pildi, kuidas su probleemid peidavad endast tegelikult kingitusi, et ma tegin sellise joonise ka siia juurde. Ta on üsna hägune siin, kui ma seda vaatan, ma ei tea, kas teil on ka hägune või ma äkki peaksin väiksemaks selle Canva slaidi tegema, ma korraks vaatan, et on sul hägune ta. Hägune jah, okei, et ma võtan ta äkki siis natukene väiksemaks siin, äkki see slaid lihtsalt on, korraks ma võtan selle share'i ära, ma vaatan, kas ma saan seda kuidagi teha natukene nii, et ta ei ole hägune. nii, aga nüüd ma sain teha niimoodi, et ta ei ole hägune. nii et ta on nüüd väiksemalt küll, see on siin näha, aga sa näed minu Canvast teda siis nii et siin on ka siis, et sinu elus toimub muutus või mingi probleem, jama, see on kõige alumine asi, kus iganes sa oled. ja ma ütlen sulle käsi südamele pannes, et see ei ole ühekordne asi. elus tuleb jamasid kogu aeg, muutusid ja jamasid, on ju. iga mingi 2-3 aasta tagant on uus muutus ja jama. oled märganud seda, ütle mulle ja chat'is jah. et tuleb mingi uus asi jälle, mõtled, et nüüd on kõik hästi, mingi 2-3 aastat on täitsa lillepidu ja siis tuleb mingi jama. jah, nii et see ei ole midagi erilist. nüüd on nüüd küsimus, et mida sa selle jamaga teed, mida sa oskad selle jamaga teha, kus sa leiad abi, et seda jama lahendada. kus tasemel sa praegu oled, on ju, ja sa pead aru saama, et okei, sealt kohast on nüüd vaja edasi ronida. nii et sa hakkad edasi ronima siin selle püramiidi tippu, kus on see ilus teemant, on ju. ja siis lähebki, et on see uinuv periood, on ju. ehk siis see uinuv periood on siis see, et sa ei taha midagi teada oma jamast ja muutusest. nii, ma ei tea, kas see kõnetab sind? et la, elu on ilus, see jama on seal küll olemas, aga la on ju, tegelikult on elu ilus, on ju. tuleb teile tuttav ette, on ju. ehk siis ma pigem nagu vaatan, et on seal olemas, on ju, aga ma ei tegele selle asjaga, jah. uudishimu on järgmine etapp, on siis sind hakkab huvitama mingi probleem, oma probleem hakkab huvitama, nii et minu juurde tulevadki inimesed juba, kellel see probleem hakkab huvitama, et ta ei ole lihtsalt la, on ju, mul on see probleem, on ju, elan selle probleemiga, on ju, noh okei mul on näiteks nael on ju peas on ju, nael on peas, elan selle probleemiga, on küll paha nagu riideid selga panna ja mütsi ka kanda ei saa, et nael on peas on ju. ja teised ka vaatavad vahepeal imelikult, aga noh, mis see nael siis ära ei ole, mul otsa ees on ju siin nael on ju. aga siis mõtled, kuidas ma nüüd see probleem, on nael nagu siin, oh jumal, ta on nagu päris suur on ju, ta on valus on ju, ta on pikk on ju, ta segab tegelikult. et sa hakkad juba, sa saad aru, et sul on probleem, jah et sina ka võib-olla siit vaatasid, okei, et näed, et mul on probleem, ma tahaks tegelikult sellega tegeleda, ma tahaks seda rohkem teada, tahaksin oma spirituaalne kutse on ju. kui sa siin webinaril juba oled, siis on sul siis spirituaalne kutse, sest teist varianti ei ole, olgem ausad, on ju. ja igasugune ärkamise periood, et ka taipame, tegelikult on sul palju probleeme, ma ei tea, kas te olete selles kohas olnud, et sa hakkad nagu vaatama, et üks asi on nagu nii ja tegelikult noh, teistel on nagu, tegelikult on veel asju seal kihte mingi probleem on veel, on ju, ja oled seal kohas olnud, et sa vaatad, okei täna võib-olla said ka mõnest probleemist aru, et sul on tegelikult on ju, võib-olla sa ei olnud teadlik, et sa võib-olla ei ole normaalne olla selline ohver mingite energiate teemal, on ju. et vaatad, ohoh, et ma peaks seda muutma võib-olla, on ju, jah. siis järgmine on ärkveloleku periood, et sa näed oma probleeme, et sa juba näedki, et issand, ma näengi probleeme, ma olengi kinni siin, ma olengi nagu, ma ei tea, nagu muumia kinni seotud, on ju, ma ei tegutse, on ju. ma olen juba mitu kuud selles perioodis, kui sa oled üle 30 päeva mingis perioodis, siis see on juba see probleem, on ju, on ju. 30 päeva on väga pikk aeg, on ju. nii et 30 päeva on liiga pikk aeg, et seda kannatada. ja järgmine on see valgustuse periood
on siis see, et sa oled selle probleemi juba ära nagu tegelenud, sa oled leidnud abi, on ju, sa oled juba selle ära tegelenud ja sa oled valgustunud siis on ju, et mina võin ka öelda, et vot ma olin selles probleemis, nagu ma täna siin webinaril räägin, aga ma enam ei ole, nüüd ma aitan teistel seda teha, on ju. ma aitan teistel nende probleeme lahendada, jah. ja üleval see ilus teemant on siis see jalule tõusnud meister, et taipad, et kõik sinu ümber on perfektne, on ju. et seda probleem on nüüd nagu ära läinud ja see on siis nagu paar aastat on siis selline asi, kui ühtegi teist probleemi ei ole, ehk siis hakkab jälle hingel nagu hakkab igav, on ju, olete kuulnud sellest, et meie hing tahab areneda, jah, et su hingel võib hakata nii-öelda igav, ütleb, ta veidi juba istub tükk aega siin, et mõtleme, mis me temaga teeme, et tegelikult ta võiks veel areneda, ma tahan kogeda seda, kuidas ta teeb, kuidas ta kogeb seda näiteks, on ju, jah. nii et absoluutselt ja see ongi see, et sa pead ka aru saama, et sul on vaja neid muuta, on ju. sul ongi vaja aru saada ja saada aru, mis on siis need sinu anded, on ju, mida sa tahad arendada, on ju. ehk siis, et elu võib olla väga nagu selline kommikarp, ütleme, assortiikarp, et sa võtadki neid erinevaid andeid, hakkadki kasutama ja saadki need asjad nagu lahendatud, siis vaatad, et kuule, päris hea elu on, jah, päris hea elu on. nii, aga võtame jagamise tagasi, vaatame, kas te nüüd näete mind, kui ma teen niimoodi, jah, ma ei tea, vanaaegune ei ole. märk sinu elu muutumisest ilmutab end mõne probleemi või jamaga. jah, ja toimub muutus. nii et kui see jama tuleb, siis paratamatult see on see asi, mis viib su muutusesse, sa ei saa punnida sinna enam vastu. ja sa ei saa enne redelil ronima hakata, kui oled sattunud kõige alumisele pulgale. jah, et sa oled sul peab olema ikka tõeliselt paha, et sa pead hakkama sealt ronima ja mõnikord on see ka, et sulle tulebki nii-öelda jumalik juhatus, et keegi ütlebki sulle, et vot siin on lahendus, aga sa ei võta seda vastu. kannatad veel aasta või kaks, mingit teist lahendust, on ju, saada, on ju. nii et see on ka okei kannatada, on ju. inimesed kannatavad aastakümneid, mul on mõni inimene, kes tuleb mul oli eile kõne ühe toreda naisega, kes on 75-aastane ja ütleb, et tead, ma oleksin tahtnud, et ma oleksin leidnud sind varem, Heidi, jah. aga ma ütlen, jumal tänatud, sa leidsid mu täna sest inimesed ikkagi tahavad surra tervelt, ütleme ausalt. et mingi hetk inimesed ikkagi tahavad surra tervelt. et mingi hetk nad hakkavad ikkagi tegelema nende asjadega, millest me täna siin räägime. jah, aga võib-olla on siis juba liiga hilja, võib-olla siis on, ma ei tea, juba Alžeimer või dementsus või mingi muu probleem, et ta ei saa enam tegutseda, tal ei ole enam seda teadlikku ja alateadlikku meelt töös. nii et sellele järgneb uinuperiood periood, kui sa ei taha enam midagi teada sellest muutusest või jamast, sind ei huvita, sind valdab ükskõiksus. kui ka see periood möödub ja tuleb sinu ellu hoopis uudishimu, sest sind hakkab huvitama see probleem, nii et lõpuks see probleem ühel hetkel sa ikkagi hakkad sellega tegelema, aga nüüd on küsimus, et okei, mina alati tegelen probleemidega võimalikult kiiresti. ja sind huvitab, miks selline muutus või jama tekkis, kuidas sa saaksid järgmine kord ära hoida, sa hakkad analüüsima ja sul tekib huvi asja parandada ja ärkamise perioodis tekib sul taipamine, et tegelikult on sul palju probleeme, millele sa ei ole varem tähelepanu pööranud. kui nüüd on aeg ja tahe neisse süveneda, nii et see on tõesti vajalik, et sul oleks see aeg ja tahe siis ka tegelikult teha, et sul tuleb pakkumine võib-olla mingi kuldliual on ju, aga sul ei ole tahet, jah. ärkveloleku perioodis näed oma probleeme selgelt, saad aru selgelt, miks need probleemid on tekkinud, kust ja kellega nad tulid ja mida sa saad ise teha ja siis tulebki valgustatud periood, kus sa aitad teistel nende probleeme lahendada, sa saad aru, kuidas ja miks tekivad probleemid, sa oskad neid analüüsida ja ka lahendada ja sa oledki jõudnud nii-öelda tippu ja sa oled jalule tõusnud meister, kus taipad, et kõik sinu ümber on perfektne ja elu on ilus, on ju. nii et ma ei tea, kas see aitas sind praegu, see lugu, mis ma siia kirja panin slaidile. nii et ma korra vaatan sind ja joon lonksu hommikust kohvi veel nii et anna mulle teada, mis on sul praegu kaasa võtnud, me oleme siin varsti 50 minutit juba webinari teinud ja mul on nagu väga huvitav, et mida sa siit nagu enda jaoks nagu avastanud oled. Üle kirjutab väga ilusti, see on nii huvitav, et kui ühele teemale pihta sain, siis hakkasin märkama ka teistes valdkondades, mida saab paremaks
paremaks korraldada. olen selles etapis, et olen ise mitmes grupis asju ära korraldanud, praegu on nii hea ja kerge, et olen enda suhtes aus olnud. just, jah, endaga tõesti vaadata, et väga hea harjutus on, mis meil stardi.ee-s on see elurattaharjutus ja visiooni loomine, nii et kõigepealt aru saada ka, et okei okay,, ma tegelikult see asi on mul see element toas, on ju. et ma hakkan sellega tööle ja vaatan, mis edasi tuleb, sest kuskilt, kui sa kuskilt pihta ei hakka elevandi söömist, on ju, nagu öeldakse, on ju. sest elevanti süüakse jupikaupa, on ju, et võid joonistada endale paberile selle elevandi ja kirjutada kõik oma probleemid peale ja siis hakkad neid probleeme sealt tasapisi äh, käristama seda elevanti väiksemaks või värvid, on ju, et võid proovida ka niipidi. ka väga hästi töötab. Kes siin tahaks natuke rohkem teada, kuidas neid asju siis nagu muuta, nii et ütle, et siis ma räägiks sulle ka natuke intuitiivsuse membership'ist ja räägin ka meditsiinimeediumi kursusest. meditsiinimeediumi 6.0 kursus nüüd stardib märtsis. et esimene kohtumine on meil järgmine teisipäeval kell 4. aga seda aega saab ka nihutada, ma lihtsalt olen need praegu enda kalendrisse kirja pannud ehk siis, kui sind see huvitab, siis ma räägin natuke lähemalt, et kuidas sa minuga saad töötada, kuidas sa saad minu kursustega siis ennast oluliselt paremasse kohta viia. nii et see on olnud siis selline tore teema, mida ma ikka olen õpetanud nii naistele kui meestele. ja mis see intuitiivsuse membership siis on, et see membership on siis sinu jaoks, kui sa soovid arendada enda intuitiivsust, soovid teada, mis toimub nii sinu kui teiste energias, sind huvitab muutuste kiire saavutamine sõrmenipsuga, sind köidab võti sinu meediumi eripärasse, milline on sinu kõige tugevam selgeltnägemise aste ja kuidas neid tööle panna. et siis samamoodi, et mida siis, mis on siis, me kõik oleme väga-väga erinevad, on ju. kui ma olen teinud nüüd 5 meditsiinimeediumi kursust siia kogu oma elu jooksul, nüüd see 6. nüüd, mida ma see aasta teen, siis kõik inimesed tulevad sinna kursusele ja kohe esimeses moodulis me hakkame vaatama, et mis igaühe nii-öelda spetsialiteet on ju. ja ma ütlen sulle, mis on sinu spetsialiteet, et ja kuidas ja aitan sul neid käivitada, on ju, et käivitada saab sinu spetsialiteete ainult inimene, kes on sinust nii-öelda etapp ülevalpool ja oskab seda spetsialiteeti. nii et see on ka, et seda ei saa keegi teine käivitada. soovid arendada enda intuitiivsust, soovid teada, mis toimub, on ju, ja mis on siis see meediumi eripära. ja seal on siis 10 erinevat kursust, on ju, mis ma olen siia intuitiivsuse membership'i sisse pannud, et ma aja jooksul olen teinud päris palju neid intuitiivsuse koolitusi. ühel hetkel ma mõtlesin, et kõikide nende ostmine on tõesti klientidele on üle jõu käiv väga tihti, sest kui ma olen neid kursuseid otse teinud, on need kursused maksnud siin tuhandeid eurosid, on ju. me ei räägi mingist 100 eurostest kursustest, me räägime praegu 1000 eurostest kursustest ja ma otsustasin panna siis korraks sellise iseõppimise versiooni siis intuitiivsuse membership'i, nii et võib-olla sa tahad neid tulla läbi tegema. teine variant on siis tulla siis otse minuga meditsiinimeedium 6.0 kursusele, mis see märtsis nüüd stardib, on ju, ja seal on makseplaan alates 150 eurost. nii, aga vaatame, mis siin siis, mis kursused meil siin sees on. on meditsiinimeediumi vanemad kursused, esimesed paar kursust on siin sees. ja seal on ka tore kohtuda nende inimestega, kes seal õpivad alles, sest nad on praegu Eestis päris tuntud inimesed, kes küsivad päris palju raha oma annete kasutamise eest. jah, nii et mõned sessioonid maksavad siin ikkagi 3, 5 või 10 000 eurot isegi, kes siin on alustanud meditsiinimeediumis. ja neil on päris palju kliente. nii et see on ka nagu elamus, et näha kedagi, keda võib-olla sa tead sotsiaalmeediast või Youtube'ist ja siis näha, kuidas tema alustas, et see on ka selline väga äge asi. siis on selline kursus nagu geenid, bioloogia ja mindset, ehk siis kui sa oled kursis Bruce Liptoni raamatutega, ma ei tea, kas keegi on lugenud siin näiteks uskumused bioloogia raamatut, siis see on see, et kuidas teadus tegelikult seletab kõike seda nähtamatut maailma. ehk siis kvantfüüsika, jah, nii et siin me teeme siis tööd sinu uskumustega, kuidas maailm töötab. sest võib-olla sinu vanemad ei ole rääkinud sellest, kuidas maailm töötab või on nad rääkinud mingit udu sulle, on ju. nii et selline asi. 3. kursus, millele on ligipääs, on galaktika kursus. galaktika kursus on siis selline maaväliste olendite kursus.
jah, see on väga huvitav kursus. See on selline kursus nagu ülitundlik empaat, kuidas kõik need kaitsed, kõik sellised asjad on ju. Siis on selline nagu ülitundlik teismeline. Selle kursuse ma tegin aastaid tagasi, sest ma ütlesin juba varem teile, et kõik minu lapsed on ülitundlikud. Nii et tundlikud energiatele ja siis ma tegin ühe kursuse ülitundlik teismeline. See on ka tegelikult lapse kohta, et kui sul on päris nagu see lasteaialaps, siis see on ka selline väärtuslik informatsioon, et kuidas õpetada neile enda energiat tajuma, on ju. Nii et tegelikult mina ütlen ka, et ma nüüd võin saada pahameelt väga palju, aga ATH on väga palju ka see ülitundlikkuse ilming, on ju. Nii et aktiivsus, tähelepanu, häire. Astraalrännakud, jah. Ingli ja teejuhi koolitus, kuidas saada teada oma ingli nime, kuidas ta oma ühendust saada. See on tõesti imekspandav, ma siiamaani kasutan, ma olen kuskil a la parklas, ühtegi vaba kohta ei ole ja siis ma korra ainult ütlen, et mul on vaja parkimiskohta ja mingi auto lihtsalt käivitub ja sõidab minema ja mul on see parkimiskoht 10 meetri kaugusel ja see töötab iga jumala kord. Et see on tõesti väga fantastiline oskus. Tsakrate koolitus, kuidas on siis meie, kui sa tead, et keha sees on meil siis sellised energiapöörised, see keskused ja meil on ka kehavälised tsakrad, sellest nagu keegi peale minu ei õpeta. nii et kui keegi õpetab, siis tegelikult ta on tulnud ja võtnud minu intellektuaalse property nii-öelda ja selle hakanud kuskile õpetama seda asja, et see on tegelikult minu intellektuaalne property, need kehavälised tsakrad, mis on kehavälised sinu kehast allpool ja ülevalpool, nii et ka need on vaja nagu sisse keerata tegelikult, et nad töötaksid, et inimesed, kes on nagu sellised universaalsed, neil on nagu tuleb ideid, neil on kõik need tsakrad nagu sisse keeratud. Ja siis energiatöö abil ajas rändamine, ehk siis kuidas minna tagasi oma lapsepõlve, kuidas minna edasi oma tulevikku, kuidas minna kindlatesse ajaliinidesse. Kui ma tahan mingit otsust teha, siis ma lähen lihtsalt sinna otsuse erinevatesse kohtadesse, ütleme nii, et ma mõtlen, et okei, ma tahaksin kontorit rentida, on ju, siis ma lähen vaatan, et mis juhtub siis, kui ma kontori rendin, mis juhtub siis, kui ma kontorit ei rendi, on ju. jah. Nii et samamoodi, kui mul tulevad inimesed ja küsivad, et vot, mul on nagu mingi oluline asi, et näiteks testament on ju, et kuidas see testament nüüd laheneb, et sugulaste vahel on tüli, on ju. Et siis ma lihtsalt lähen vaatan ajas, okei, kui sa teed seda, siis juhtub see, kui sa teed toda, siis juhtub see, on ju. Või maja müügiga näiteks on ju ka, et ma olen töötanud väga paljude kinnisvarahalduritega või siis inimestega, kes pikalt ei ole suutnud oma kinnisvara müüa, siis samamoodi saab absoluutselt vaadata, et mis hind, mis maakler, mis asi on ju, et see on ka selline väga huvitav teema. mis nendest 10 teemast siin kõige rohkem siin praegu huvitaks, anna mulle chat'is teada. mis number see oleks sul kõige huvitavam siin? võib-olla on siit hoopis midagi puudu, mida sa väga tahaksid õppida, et anna mulle teada, mis on sul siin, mis on see asi, mida sa tahaksid väga õppida. Inna paneb 6, jah. Astraalrännakud on põnev sinu jaoks. 10. Väga huvitav. Ülitundlik empaat. Ja et kuidas siis seda jama keerata siis kullaks või kuidas seda öeldakse. ja 4 on ju. Just. Et see ongi, et kui sul midagi sind kõnetab, et see koolitus on seal siis sees, on ju, ja sa saad kohe, kui sa liitud, sa saad sellega pihta hakata. Ja mul on inimesi, kes tulevad meditsiinimeediumisse, aga enne nad tahavad näiteks midagi läbi teha, et siis ma soovitan ka, et ma olen seal pannud väga sellise taskukohase hinna, ütleme siis niimoodi kogu sellele kremplile. Ja seal on ka tugikõned, ehk siis on ka praegu ma enam nagu tugikõned seal ei tee, ma olen kõik tugikõned kolinud nüüd stardipunkti ja stardipauku ja kiirelt elumuidjatesse, et eraldi seal kõnesid ei ole, kui sa tahad tulla, võid tulla ükskõik millisele stardipunkti kõnele ja küsida küsimusi. Nii et see ongi siis see üks tugikõne, kus saad küsida, loomulikult ka vastused on küsimused, see on see koht, kus nagu täna on ju, sul ei ole praegu ühtegi küsimust, aga tahaks tulla küsima mingit küsimust, siis mul on siis iga kuu on siis üks kõne, kus sa saad tulla küsima. Ja meditsiinimeedium 6.0, www.Heidi Plumberg, meditsiinimeedium, sa võid sinna lehele minna, ma saadan selle pärast meili ka sulle, kuidas siin olid, on ju. Ja start on siis juba järgmisel 11. märts ja siis on siis tõesti liitumine alates
siis osamaksetest on võib-olla ka korra ka, aga see on siis see ka, et seal grupis on meditsiinimeediumis ka praktika. Meil on alati, ma olen päris palju, kuna mul on väga palju inimesi, kes tahaksid minuga tööd teha. Ja siis ma olen tegelikult lihtsalt oma listi kirjutanud, et mul on väga suur meililist ja et kes tahab tulla siis modelliks, me oleme viinud kokku siis need praktikud ja modellid, et erinevaid asju seal saab õppida. Et seal on siis tõesti, kui ma sulle korraks näitan, mis seal siis sees on, et kui sa sinna tuled, siis sul kohe juba meditsiinimeediumis on tegelikult väga palju asju lahti. Nad on erinevad kui intuitsiooni membership'is, ma pean sulle ütlema. Intuitsiooni membership'is me ei õpi konkreetselt, sa õpid küll oskuseid ja me teeme igasuguseid uusi asju nendes kursustel, ongi, sa õpidki igasuguseid huvitavaid asju, aga siin, kui ma nüüd korraks näitan sulle kohe seda meditsiinimeedium 6 on ju, mis on, ma korraks jagan sulle lihtsalt Thinkificist siin, et sa näed, mis on siis need asjad on. Siis ongi siis märtsis, mis meil tuleb, ongi siin, seal on Facebooki grupp, kursuse töövihik, personaalne areng, kus me paneme paika, siin on juba tunnine video siis, karma leidmine, energiapuhastus, annete ülekandmine lastele, kuidas saada julgust oma annet jagada, ka klientidele näiteks. Siis on siis tsakrate kohta eraldi moodul, kus iga tsakra käivitamine on sulle ja siin on siis ka igasugused uute oskuste arendamise moodul, et sa võid tõesti näha, et siin on väga palju neid oskuseid ja ka inimestest, kes nüüd siia tulevad, jälle võib tulla juba mingi uus oskus sisse kellelgi, on ju. Aga see on siis praegu, et kuidas tuua uusi energiaid ellu, siin on videod kõikide juures, on ju, tsakrade tasakaalustamine, tsakrate analüüs, sõnumid kaitseinglilt, kuidas kellelegi võtta, kuidas suhteenergiat lugeda, kuidas rahablokke lugeda, kuidas rahablokke muutmise sessiooni teha, kuidas kehasõnumeid lugeda, kuidas teha põhjuste ja tulemuste analüüsi, situatsioonide juurpõhjuste leidmine mingite olukordade, hingesõnumite lugemine, grupis sinu energia lugemine ja energiate puhastamine. Et siis see on see, millega sa hakkad nagu praktikat tegema, on ju, et siis me kohapeal teeme neid minuga koos neid praktikaid, aga sa saad ka inimestega siis juba, kui sa kursust hakkad lõpetama, seal on ju, see on selline 6 kuni 8 nädalat oleme teinud, oleme osalejatega vaadanud, et vahepeal on vaja selliseid vahenädalaid, on ju, et inimestel on ka muu elu, lapsed ja töö kõrvalt, et ei jõua nii palju teha, et siis me oleme võtnud mingi vahenädalaid, et eelmine kursus, mis ma eelmine aasta tegin, tegelikult läks meil isegi vist 10 nädalat perioodi peale see kursust. Nii et sellised asjad sind huvitavad, on ju, siis sealt siis õpid neid asju tegema, on ju. Ja muidugi see tähendab seda ka, et sa saad praktikat teha teiste grupi liikmetega, ehk siis nemad loevad sinu energiat, sina saad proovida nende energiat lugeda. Nad saavad öelda sulle, kas see on ei või jaa, on ju. Ja ma toon kõnedele ka modelle, et see on tegelikult hästi põnev. Ma ei tea, kas keegi on mõnel modelliks käinud mul sellel koolitusel. Et sa võid ka jagada, kuidas sinu jaoks on olnud, on ju, või oled meditsiinimeediumis ise osalenud, et sa võid mulle chatis siis anda teistele ka teada, et kuidas sinu jaoks oli see kogemus. Ja see on minu arust on väga põnev, kui meil tihti tulevadki inimesed kõnele, keda ma ei ole elu sees näinud, on ju, nad on öelnud, et tahan tulla vabatahtlikuks, on ju, kõnele ja siis tulevad oma probleemiga sinna kõnele ja siis kõik osalejad siis hakkavad seda probleemi nii-öelda lugema oma energias. Ja siis see inimene, ma tavaliselt ütlen ka, et ta ei tohi midagi öelda enne, noh, kui me kõik on ära lugenud, et siis saab siis koos ta ütelda oma vastused siis, on ju. Et see on selline ka hästi kiirtee oma intuitsiooni arendamiseks, sest sa lihtsalt, seal on osad inimesed, kes on nagu see, võib-olla juba mitmendat korda meditsiinimeediumi kursusel, neil on natuke eelis selles mõttes, on ju. Aga see on jälle see asi, mis tõukab sind järgmise tasandile. On ju, et sa lihtsalt oledki selle inimesega seal ja siis sul ongi sinu kord ja siis keegi ei naera su peale, on ju, kui sa puusse paned, on ju. Ja sealt saabki, mina ütlengi, et okei, et neid kuidas seda lugemist siis teha, et kus kohas hingata, kus kohas energiat kinni hoida, kus kohas käsi liigutada, on ju, ma võin seda kõike sulle öelda, et kuidas sinu keha puhul see töötab, on ju. nii et see on selline hästi tore teekond, ütleme nii. sa võid absoluutselt, kui sa lähed sinna www.heidiblumberg.meditsiini meedium, on ju, seal võid lugeda ka osalejate tagasisidet ja seal on isegi üks video tagasiside on ka meil sinna pandud ja lihtsalt
ei leidnud ühtegi teist videot, nii et me peame vist kaevama, et ma arvan, et meil on veel neid meditsiinimeediumi videoid ka või kui sina oled meditsiinimeediumis käinud, siis saada meile video ja siis saadame sulle siis nii-öelda külaliskutse siis meditsiinimeediumi mõnda moodulisse, et et tagasiside küsimine läheb mulle aeg-ajalt meelest ära ikkagi inimestel, nii et julgelt saatke mulle tagasisidesid. Et sa võid alati saata mulle tagasiside, kui sa kirjutad www.heidiplumberg.ee/tagasi ja siis ma saadan sulle kingituse ka alati, onju. nii et kui see tagasiside on ikka natuke selline, et mis aitab kedagi teist edasi, et ei ole ainult selle kohta, et olin webinaril, haigutasin, muutusi ei märganud, onju. et päris sellist tagasiside peale ma kingitust ei ole saatnud postiga, sest see on meile ka kulu, onju. Olen aastaid tagasi olnud modell ja sain oma asjale edasiviiva vastuse. Aitäh, Inna. Ja nii et ma tõesti olen 8 aastat neid kursuseid teinud, mõtle kui kaua, onju. nii et mul on tõesti väga palju ägedaid meediumeid käinud ja saanud väga palju enesekindlust selle kursusega. nii et selline äge asi. nii, aga kui sind nüüd huvitab see intuitsiooni membership, siis selle kuutasu on 69 € ja kõik need kursused siis on sulle lahti, sa saad sellega alustada ja meditsiinimeediumi siis tasu on 1500 €, aga seda võib ka osamaksetega maksta. korraga makstes on, kui sa maksad, nüüd liitud sinna, ega väga kaua enam mõelda ei ole, sest 11. märts hakkab see kõne, siis ma kingin sulle tunnise kõne sinuga, kus me tegeleme sinu intuitiivsuse määratleda, et mis on sinu erivõimed, on ju. nii et see on ainult täisosas maksjatele, kes tulevad täiega sinna kursusele. nii et see on selline personaalne asi, kus ma põhimõtteliselt loen sulle ette sinu anded. jah, ilma et sa peaksid isegi suud lahti tegema. lihtsalt sinu enda energia alati räägib sinu eest, olete minuga nõus, on ju. nii et ma täna siis lõpetan sinuga, ma loodan, et sa said siit nippe, kuidas proovida avada oma intuitiivsust, on ju. ja vist ei andnud neid kõiki harjutusi ära, ma annan sulle veel paar harjutust, kuidas seda ise hakata pihta, kui sa ei taha tulla intuitiivsuse membership'i, siis mõned intuitiivsuse kursused on mul ka stardi.ee-s, et see on ainult 14 € kuus, on ju. et sa võid ka sealt alustada, aga intuitiivsuse membership on, nad on väga kallid kursused, tõesti tuhandeid eurosid maksvad kursused, et seal on ikka sügavuti minek, on ju. nii et ja meditsiinimeedium on veel klass omaette, sest ma konkreetselt istun sinuga ja ütlen sulle, et tee seda nüüd praegu. on ju, see on see asi, mida sa võiksid teha. et see koht on see asi, mis paneb väga palju asju liikuma. nii et väiksed harjutused, mida sa saad teha, on siis ka oma teejuhi ja teejuhiga suhtlemine, ükskõik, kas sa tahad oma rahateejuhiga suhelda, tahad sa oma äriteejuhiga suhelda, soovid sa oma kaitseingliga ikka hoopis suhelda, et proovi hakata tunnetama oma teejuhte oma ümber, kes nad on, millised nad välja näevad, küsi neilt küsimusi, vaata, kuidas intuitiivsus hakkab tööle, see on esimene ülesanne. teine ülesanne, kuidas sa saad oma intuitiivsust arendada, on siis näiteks sa võid endale anda selliseid lubadusi, ütleme nii, et kui keegi toob mulle täna lilli, siis tähendab see seda, on ju. jah, näiteks või kui täna keegi kannab mulle raha, on ju, siis tähendab see seda, on ju. jah, nii et sa võid proovida nii-öelda trigerdada nagu universumit. jah. kolmas harjutus, mida sa võid teha, on minna magama. kui sa õhtul magama lähed, sa võid enda intuitiivsusele öelda, et ma tahan näha unes oma järgmist sammu näiteks. jah, või mis mind ootab ees. jah, sellist asja võid ka küsida. anna teada, millist sa tahad proovida täna, millist intuitiivsuse arendamise viisi sa tahaksid täna proovida nendest 3-st. jah, mida sa tahaksid proovida? universumi trigerdamine, Kairit, just, et võid proovida. mina olen väga palju, ma mängin vahepeal selliste asjadega, jah, et kui see on, kui ma nüüd teen seda, mis siis juhtub, on ju. mis oleks siis, kui, on ju, jah, nii et ja tihti on see ka, et üks on see otsus siin taga, et kas ma tulen või ei tule. üks asi, sa võid seal lihast testida, kas see on sinu jaoks vajalik. jah,
ja kehaga lihastest on ju, võid proovida või iga minu programmiga võid sa lihast testida, kas see on sinu kõrgemaks hüvanguks on ju. Ja usu sind, sinu keha ei valeta sulle kunagi, kui sa küsid õigesti lihastesti teemal, nii et Carolin kirja, Carolin, nii armas sa oled siin otsa. Väga tore. Olen seda trigerdamist väiksest saadik teinud, ei oskakski teistmoodi enam. Just. Nii et see on ka, mis sa väiksena oled teinud, miks sa seda oled teinud, et see on ka praktika, see tähendab, sul on päris hea praktika sellega, on ju. See tähendab seda, et sa võid seda veelgi rohkem küsida erinevaid asju, on ju, endale manifesteerimiseks kasutada. Magama minnes küsida järgmist sammu, Inna, just, sa võid küsida ja see on ka, et mingi aeg ma nagu üldse ei tahtnud unenägusid näha ja ma ei tahtnud ette näha, sest ma eelmisel aastal näiteks mu isa suri sügisel ja ma nägin seda ette, saad aru, ma nägin seda nii ette, ma kirjutasin isale, et kuule, et sa oled Soomes, ma olen Eestis, et mis sa arvad, et me tuleme sulle külla, onju. Et ma lihtsalt nägin, et ta on minemas, onju. Et lihtsalt see on mõnikord karm, ütleme nii, et see on mõnikord karm ähm, aga see on anne, on ju, nii et tulebki seda vastu võtta, on ju. On ju, mina olen selles vastuvõtmises hästi palju praegu viimasel etapil, aga ma olin aastaid, kus ma ei tahtnud näiteks üldse surnutega suhelda. jah, ma olin näiteks, praegu ma võin täiesti lõdvalt keegi küsib midagi, et mida mu, ma ei tea, tahab öelda keegi, ma võin jumala eest puusalt panna, aga varem ütlesin, ei, ma sellega ei tegele ma ei taha. aga praegu ma võin seda teha täiesti, täiesti lihtsalt. nii et see on ka su enda valik. kas sa tahad, kas sa oled valmis. kui sa oled valmis, siis asjad hakkavad juhtuma su elus, on ju. ja tihti on ka see, et sinna uuele tasemele minekuks sa pead kannatama tükk aega, enne kui see juhtub, on ju. On ju, sellepärast et on vaja see otsus teha, on ju. Et oled kunagi kogenud, et sa teed mingi otsuse ja asi hakkab lahenema, jah. mul on näiteks päris palju kliente, et mul just eelmisel nädalal tuli üks klient mulle ärimentori gruppi ja tegi täisosas makse. et täisosas maksetega on ka hästi müstika, ma ütlesin talle, et kui sa tahad kiireid tulemusi, et teed täisosas makse, et see energias toimib kõige paremini, et sa oled nagu committed, on ju. ja ta tegi täisosas makse ja samal päeval talle tuli mega suur äripakkumine. samal päeval, kui ta selle makse oli teinud. nii et selline elumuutev pakkumine tuli, et mis väga palju toob talle kliente ja nähtavust. nii et mõtle ka, mis hea otsuse saad täna enda jaoks teha ja võib-olla sa tahad siis õppida neid asju, mis ma olen kokku pannud, mis on väga huvitavad. ja siis, kui sa soovid, siis lihtsalt vasta mu kirjale, ütle, et sa tahaksid seda, on ju, ma saadan sulle lingid, on ju. ja kui sa tahad kordust vaadata, siis ma panen selle Youtube'i kanalile ülesse selle video. Heidi Blumberg kaldkriips Youtube on mu Youtube'i kanal, tule subscribe'i sinna. meil oli eelmine nädal väga tore asi, 1000 subscriber'it on meil koos, nii et väike sünnipäev aga väga-väga tore igal juhul. nii et kas sa oled juba subscribe inud, anna mulle teada. Ähm, ja mina tunnetasin või sain märke ka, kui mu vanemad lahkuma said, mõlema puhul tuli 3 märki. jah, et kui sa hakkad nagu nägema neid märke, et tegelikult kõik inimesed edukad inimesed on väga intuitiivsed, on ju. et mulle hästi meeldib ja ma olen täielik fänn Tommy Cashil kes Eesti Laulul Eurovisiooni läheb esindama ja kui ma ta kohta nagu juba energias on ta väga intuitiivne inimene ja kui ma natukene guugeldasin ta kohta, siis ma nägin, et ta ütles ka, et tema näiteks hoiab oma tsakrat täidetuna, näiteks selline lause oli tal kuskil intervjuus on ju. ja igast muid asju, et ta näeb, kui ta näeb 11 või 22 kuskil neid numbreid, et siis ta saab mingeid sõnumeid inglitelt on ju, teejuhtidelt on ju. no issand, nii minu inimene on ju, et Tommy, kui sa vaatad seda videot, siis tervitan sind sest Youtube'is on meil väga palju vaatajaid ja miks mitte Tommy Cash võib vaadata mu videot. nii, Kairit kirjutab, ma olen küsinud magama minnes, et tahan näha, mis panus ma olen, millega raha luua. aga pole taipamist tulnud. kas siis plokk on ees? jah, siis on energeetiliselt need plokid ees, et siis ei tööta lihtsalt see asi. ja siis ongi, kui plokk on ees, siis ongi vaja, kes noh, põhimõtteliselt eemaldab. üks hea asi on, et kõik mu koolitused on otse läbitavad, ehk siis mis siis, et ma olen paar aastat tagasi näiteks sinu puhul kehaväliste tsakrate koolitus väga hästi aitaks.
eks sul on kehavälised tsakrad on sul nii-öelda kaldus sul siiapoole nii-öelda, sa võid tunda ka, et justkui nagu sa noh, et ei lähe nagu otse oma elus, vaid sa võid kogeda, et mingid võimalused tulevad sulle mingi nihkega. ma ei tea, kas see kõnetab sind või kuidas ma ütlen sulle. Et justkui, et sa nagu ei lähe otse teed asja juurde, et käid nagu kass nagu ümber palava pudru mingite asjadega, kõnetab küll ja see tähendabki seda, et su kehavälised tsakrad ei ole joonduses, on ju. Et siis see aitaks sind, see koolitus ja see on siis seal membership'is sees. sa võid membership'iga ainult 9 kuuks tulla, et 69 € on see koos käibemaksuga nii et igal juhul siis need töötavad, on ju. Nii et ma soovin sulle kõike ilusat ja aitäh, et sa osalesid. Tšau.